paneeli pealkiri, et kuidas me siis seda tegime. Et Mattias, et sina oled ajujahist läbi tulnud, et kuidas sa siis ikkagi seda tegid, et ma tunnen sind natukene kauem. Sa oled minu arust kogu aeg igast kentsakate ideedega ringi käinud. Aga miks sa selle lillepotiga nagu siis tegelema hakkasid? Tegelikult see lillepoti idee on olnud mul niisuguse hobina nagu hästi pikalt. Ma lugesin kunagi ühte NASA Marsi missiooni raportit ja seal räägiti taimedest, mis kasvatavad või mis kasvavad ilma mullata ja sealt see idee edenema hakkas. Ja ma ehitasin mingisuguseid selliseid seadmeid endale niimoodi kodu lihtsalt hobi pärast. Ja noh, siis juhtus tegelikult see, et ma lugesin seda ajujahi ideede nimekirja ja kõigi nende pudrumasinate ja imelike karussellide kõrval mõtlesin, et kurat, et ma suudan kiruda küll neid, aga peaks ikka ise midagi ette panema siis, et siis oleks nagu õiglasem kiruda. Aga mitmes idee see sul oli? Mitmes idee? Jah, millega sa nagu nüüd otsustasid, et võiks proovida ära teha? Ajujahis? Ei, mitte ajujahis, üleüldse. Ei, eks neid ideid on olnud päris palju, et ma niimoodi ei oska sulle öelda. Jürgo, aga miks ülikoolis oli hea, Microsoftis maksti palka, et miks? Mina olen siis Jürgo Breden ja ettevõttes Defendec ja meie siis tehnoloogia, mida siis Defendec arendab, on arupuru. Ja arupuru on siis sellised väiksed arvutid, mis on varustatud traadita kommunikatsiooniliidesega, autonoomse toiteallikaga, mis on võimelised omavahel suhtlema ja siis mingeid ülesandeid täitma. Ja tegelikult selle tehnoloogiaga ma olen tegelenud juba palju enne, kui me alustasime Defendeciga, või siis tollal me alustasime Smartas Technologies, oli selle ettevõtte nimi, mille me asutasime, et olen tipikoolis olnud siis studendina üle 11 aasta ja siis tegelikult selle tehnoloogiaga ma alustasin ka siis teaduse poole pealt, tegin siis teadustööd, kasutades seda tehnoloogiat ja siis 2006. aastal tulid siis minu juurde Tauri ja Jaanus ja ütlesid, et võiks ka mingit äri teha. Ja siis ma ütlesin neile, et why not, eks ole, et võime küll teha. Aga siis peale seda tegelikult ma läksingi Microsofti lühikeseks jupiks ja tegelikult siis tegin ka Microsofti ühele tootegrupile tööd hiljem. Aga siis Defendeciga me alustasime 2006 sügisel peale seda, kui ma olin Microsoftis internshipi ära lõpetanud ja siis nii me seda tehnoloogiates arendama hakkasime. Jevgeni, Zero Turnaroundi toode on tegelikult väga keeruline selles mõttes, et kui ma ei ole IT-et tundev inimene, siis ma nagu väga täpselt aru ei saa, mida te müüte. Aga kui sa peaks ühe lausega seda ütlema näiteks oma vanaemale, kuidas sa seletad, et millega su ettevõte tegeleb? Ega see ongi nagu see kõige keerulisem asi. Et me säästame inimeste aega, me säästame Java programmeerijate aega, meil see õnnestub väga hästi teha ja me suudame seda teha just tänu sellele, et see toode on nii keeruline. Te tulete, teie ettevõte kasvas välja ju tegelikult sellisest suurest ettevõttest nagu Webmedia. Et kuidas see nagu läks, et ta sealt niimoodi välja kasvas? Nagu iga ettevõte alati alustab konkreetsest inimestest ja see konkreetne ettevõte alustas minust ja siis hiljem liitus ka Toomas Röömer. Ja Webmedia oli nagu suurpäraselt abiks, tol hetkel ma olen seal see Research and Development juht ja see kindlasti väga abistas seda protsessi, aga lõppkokkuvõttes tuli nagu selline väga igav, et tuli idee, tegime tööd, tegime rohkem tööd, tegime veel rohkem tööd ja kuidagi hakkas vaikselt õnnestuma. Loomulikult siis juba, kui tundus, et midagi õnnestu, siis nagu vaikselt midagi hakkas tulema. Ja siis loomulikult veel läks 2 aastat ja siis läks kõvasti. Palju teil ettevõtte käive praegu on? Tohutu. Okei, aga kuidas see marketi idee nagu oma alguse sai, et
selle lugu isegi ma ausalt pean tunnistama, ma ei tea, et teisi lugusid ma enam-vähem tean. See on loogiline, et ei tea, aga samas, kui vaatame seda plagu seal ukse kõrval, siis 2/3 nendest ettevõttest on meie kliendid. Et aga inimesele, kes on IT-st nagu väljas, ilmselt meie firma nimi ei ütle väga palju. Aga idee sai alguse selles mõttes, et me olime ise kõik selle valdkonna tööd tegijad teistes firmades olnud varem. Ja selles mõttes nagu hakkasime lihtsalt tegema uut moodi IT-kaubandust aastal 2003 või 2002. Et siis nagu Margus Uudam ennem ütles, et usutavam on see, kui keegi võtab mingi valdkonna, mida ta tunneb ja teeb seal midagi paremini, mida ennem pole tehtud päris täpselt niimoodi, et see nagu kirjeldaks nagu meid päris hästi. Aga Indrek, mida sina siis geenitehnoloogias paremini tegid, et tollel ajal, kui sa alustasid, et kas teil oli juba midagi olemas või te tulite mingi täiesti uue asjaga välja? No kuidas ma siia sattusin, võib-olla mõneti läbi selle, et ma ülikoolis teadlane olles ja uurides seal konkreetselt mingit geene, mis oli seotud neeruhaigustega, ma liiga palju küsisin, et aga mis sellest kasu on? Miks? Ja nii ma sattusin nagu ettevõttesse nimega Asper Biotech, kus me olime tol ajal üks 5-6 firmast maailmas, kes tegelesid sellise uuendusliku tehnoloogilise platvormi arendamisega, mis võimaldab meil vaadata siis nende DNA-s olevaid muutusi ühe ja teise inimese vahel ja selle alusel siis panna oluliselt täpsemat diagnoosi, kui seda arstid tol ajal ja ka täna tegelikult on võimelised tavapäraste vahenditega tegema. Ja endiselt võiks öelda niimoodi, et Asper on täna 12, kui me alustasime, olime seal 5-6 kogu maailmas ja täna sellest 5-6 on alles umbes 3 ja meie oleme üks nendest. Me küll ei ole nüüd enam täna võib-olla top 5-6, aga me oleme elus ja me tegutseme ja me kasvame. Nii et järelikult sai see õige vaatenurk leitud ja õige nišš. Aga see meeskond on sama, kes alustas? On hulganisti loomulikult juurde tulnud, et nagu ikka ettevõtet alustatakse 2-3, täna Asper on umbes 40 ja samas on ka kogu meie nagu selline reach suurenenud nagu oluliselt, mis ta nagu vanasti oli, et on tulnud juurde keerukamaid kliinilisi valdkonda, on tulnud juurde palju teste ja lihtsalt kõige selle tegemiseks on vaja inimesi. Ma kujutan ette, et kaubandusse tulles konkurents on väga tihe, et mismoodi, mitme inimesega teie alustasite ja kuidas te neid kliente üldse veensite, et kuulge, et unustage see ära, et tulge meie kliendiks? Me alustasime sektor 5-6 ja meil on öelda, et kõik need 5-6 inimest on tänase päevani väga tegevad ettevõtte juures. Võib-olla siin klientide veenmise kohta Herti enne mainis, et kui tuleb äriplaan, kus 95% kuludest läheb tootearendusse ja 5% läheb mujale, et siis meil võib-olla juhtus just teistpidi, et meil oli nagu see müük ja turundus oli meie nagu väga tugevad pooled, et me nagu sisuliselt võiks öelda nagu enam-vähem müügimeeste poolt asutatud firma. Aga et see teadmine oli ja on väga tugeval kohal nagu ettevõttes tänase päevani. Aga ütleme, et kas see kogu see innovatsioon või see, mis te teistmoodi tegite, et kas see oli ka tegelikult müügitehnikal baseeruv või? Ei, see oli ikka klientide vajaduste baseeruv. Teie alustasite 2, et kas 2 oli liiga vähe või oleks võinud rohkem olla? 2 on natukene liiga vähe, et 3 on parem. Sest tegelikult see on naljakas, aga reaalselt mingi väga suur vahe, et ettevõttel on ka teinud, kui me mingi 1,5 aasta pärast, kui me asutasime, siis me võtsime seda päris ärimehe endale või tegelikult marketingmehe, mis nagu ikkagi suudis meie müüki nagu 2, 3 ja 4 ja nii edasi kordistada. Et siis nagu üks ärimehe oli nagu puudu või üks hea kommunikatsioonikuti algusel. Aga kuidas te selle ärimehe sinna leidsite? Et siin ennem oli juttu, et see on väga ohtlik on nende kui meeskond ei ole täielik nagu hakata liikuma. See on väga lihtne, ma sain kokku temaga ühe Antwerpeni baaris. See ongi nagu see kõige, kui nagu üks asi, mis ma saan öelda, et mis on kõige tähtsam ettevõtte jaoks, on see, et see on networking, et see reaalselt, et selleks, et leida head inimesi, sa pead need mitu teada. Siis sul on suur valik.
ja ei ole mingi ilusa lahendust, et mingi job board, kus saab nagu co-founderit leida, see ei tööta. Et reaalselt nagu peab nagu oskama palju õllot jooma ja palju inimestega läbi saada, et muud ei ole midagi. Jürgo, kuidas sina Jaanuse ja siis Tauriga tuttavaks said, et sa astusid lihtsalt üks päev su ülikooli teaduri kabineti uksest sisse ja no tegelikult peaaegu nii see oligi, et Tauri oli kuskilt lugenud Arupuru kohta, ta mõtles, et väga äge tehnoloogia, et sellega võiks midagi teha. Ja ta suutis ka Jaanusele augu pähe rääkida, et tõesti selle tehnoloogiaga võiks midagi teha ja siis nad uurisid, kes Eestis sellega tegeleb. Ja ütleme, tol hetkel, suures osas võib-olla ka praegu, olin ma ainuke, kes sellega Eestis tegeles, konkreetselt selle kitsa valdkonnaga, kes Arupuruga. Ja siis soovitatigi neile, et Tehnikaülikooli seal 2-305 kabinetis istub üks mees, et minge tema jutule ja rääkige temaga ja siis nad sinna sisse jalutasid ja siis sealt see asi hakkas nagu. No ja kuidas te nagu inimestena nüüd läbi saate, et ma mõtlen, et ma saan aru, et sa oled hea spetsialist, aga kui palju teil nagu klappi oli või kas see nagu mängis rolli? No ilmselgelt, kui me läbi ei saaks, siis me seda asja enam ei teeks, aga loomulikult on ka selge, et on eriarvamusi, et see ei ole mingisugune siis, kuidas öelda, selline pidev õndsuses viibimine, eks ole, et kindlasti on eriarvamuse, kindlasti nende eriarvamuste lahendamisel ei jää alati kõik siis, kuidas öelda, rahule, ei jää nõusse, kindlasti on inimesi, keda on keerulisem veenda, aga me oleme need eriarvamused suutnud lahendada ja kindlasti me liigume koos edasi selle ettevõttega, eks ole, et loomulikult kui eriarvamused on põhimõtteliselt, siis ei ole võimalik koostööd teha, aga õnneks meil sellisel tasemel eriarvamusi ei ole, et saame hästi läbi, teeme head koostööd ja arendame seda ettevõtet edasi. Te olete tegelikult aja jooksul ju päris palju välismaa niisugusi heade sidemetega inimesi ka võtnud ühte või teistmoodi pardale, et kuidas see on nagu läinud? Oleme võtnud erinevaid väljaspoolt tulnud või väljaspool olevaid inimesi enda meeskonda. Peamiselt on see põhjus selleks on peamiselt see, et see valdkond, kus me tegutseme, mis on siis selline, kuidas öelda, jõustruktuuride või see toode, mis meie tootevaldkond on selline jõustruktuuride või selline turvavaldkond, et seal on väga keeruline seda müüki teha, kui ei ole vastava valdkonnas kogenud inimesi, kes on ka nendel turgudel tegutsenud. Aga loomulikult nende inimeste leidmine ei ole olnud lihtne ja kõikide nende inimeste leidmine on olnud läbi erinevate otsekontaktide, neid inimesi on meile soovitatud ja kindlasti ei tee me koostööd kõigiga, keda meile soovitatud on, et oleme rääkinud päris paljudega ja siis need, kes on sõela läinud, nendega me praegu koostööd teeme. Mattias, mitmekesi sina alustasid? Üksinda. Ja seda oli ka liiga palju. Ei, tegelikult on üksinda alustamine on olnud mõnes mõttes niisugune lihtne, et sa ei pea kogu aeg vaidlema kellegiga, aga teisalt tegelikult on see selline vaidlemiskoht ja selline pidev oma ideede ja mõtete peegeldamine nagu ettevõtte jaoks üks olulisemaid asju, nii et ma otsisin endale kogu aeg teisi ohvreid, kellega ma siis väljapoole nagu oma mõtteid jagasin ja siinsamas Ivar, kes siin ennem rääkis, on olnud mul niisugune pidevalt telefoni teises otsas, et aga täna meil on tiim on natuke suurem, meil on 3,5. 3,5. Ja kui suureks plaanite aasta jooksul veel kasvada? Tead, meie eesmärk ongi tegelikult selline, et me üritaksime jääda kuskile sinna 5-6 inimese raamides, et me oleme näinud nagu, et selles valdkonnas on mõistlik asju sisse osta ja osta neid teenustena, nii et täna tundub see nagu kõige mõistlikum lahendus. Aga kas see müüt vastab ikka tõele, et siin nagu lugupeetud rahajõmmid rääkisid sellest,
et ikka tuleb 100 tundi nädalas tööd teha ja kõik, ütleme, et põhimõtteliselt eraelu ei ole ja et ta istud töö juures ja ütleme, et kuidas see nagu on, see päriselt ka nii või? No üldiselt küll, jah. Et selles mõttes on ükses õpilasena või üliõpilasena jube hea alustada, et siis sul ei ole peret ja naisi, lapsi, et mul on ikkagi tõsine probleem, et ma pean ikkagi nädalavahetuseks aeg-ajalt töö juurest ära minema, et laps või naine tahavad näha. Kuidas sul, Jürgo, on? Selge on see, et kui tööd ei tee, ei tule ka tulemusi. Ja tegelikult selles suhtes on see startupi maailmas karm ja üldse ettevõtluse maailmas karm, et kui on sarnased ettevõtted, mis tegelevad sarnastes sektorites ja kui sina ei viitsi tööd teha, aga sinu konkurent viitsib, siis ja muude parameetrite nagu võrdsena olles, siis on selge, et konkurendil läheb paremini. Et on selge, et tööd tuleb teha ja ka mina teen tööd ja suhteliselt palju. Aga ma keeran natuke seda küsimust teise nurga alla, et aga kuidas te nagu, ma kujutan ette, et keegi ikka aeg-ajalt väsib ära, et võtab nagu tuleb täielik kopp ette, ei viitsi enam teha, et kuidas te nagu oma meeskonnas seda tuju siis nagu üleval hoiate või? Meil ei ole seda asutajate hulgas küll tulnud. Ei ole veel tulnud, jah? Ei. Et ei ole kordagi käega löönud? Kindlasti ei ole sellist käega löömise hetke, ei ole kindlasti olnud. Et loomulikult, et kui mingi hetk on väsimus peal, tuleb ikkagi puhata, võib ju siis näiteks terve nädalavahetuse vabaks võtta. Oi! Ja siis saab jälle jätkata, et nii see on. Ma vaatan, et inimesi hakkab vaikselt saalis vähemaks jääma, et ei tea, kas hakkas hirmus. Aga Jevgeni, sina said oma projekti nagu sellises suure ettevõtte pesas nagu käivitada, et milles see suure ettevõtte toetus nagu peitub, et kas nad elasid sellele kaasa või see oli nagu selline pigem, et kuule, et meil on siin kliendil tellimus pooleni, et miks sa sellega ei tegele, miks sa siin pusid selle oma lahenduse kallal? See oli nagu nii ja naa, muidu ma pean selles mõttes vaelda, et näiteks meie nagu ikkagi nädalavahetused võtame endale. Ja kui ma mäletan, et alguses me mingi aastakene, 1,5 aasta me küll tegime sellises rütmes, siis hiljem me ikkagi, meie arusaam oli ikkagi see, et kreatiivsus nagu ja loovus on tähtsam kui puhas tundid, mis sa sisse paned. Ja siis nagu me ikkagi tänapäeval me suht reglementeeritud tööpäev, kuid ainuke selle vahega, et küll kui ma kodus olen, siis ma ikka tööl olen kuidagi moodi. Aga see suurettevõtte, jah, sorry. Ei, et ma lisaks juurde, või sa räägid? Räägi ära. Selle loovusega ja sellega ongi nii, et teatud faasis tekib selline efekt, et päris suur hulk aega läheb asjade arutamise ja nõupidamisega. Et siis tegelikult ongi see, et sa saad mingi osa päevast tõesti saad olla loov ja siis mingi osa päevast sa peadki pühendama sellele, et sa oled koosolekutel ja see ongi tegelikult see, mis teeb selle päeva pikaks. Kui suur te juba olete? Meid on mõni teist kuskil. Mõni teist. Meid on 35 ja koosolek on vähe. Sõltub, eks ole. See ongi nagu see, et see üks asi, mis juhtub, on see, et kuni ettevõte hakkab kasvama, siis lihtsalt kui ettevõte kasvab mingi, see on see tüüpiline startupi probleem, ettevõte kasvab mingi 2-4 korda aastas. See tähendab, et iga kvartal sa võtad kõik oma plaanid, viskad ära, teed uuesti, sest nagu kõik muutus. Aga selles mõttes mul isegi see suures ettevõttes elamine mingi määral aitas, sest ma nägin, mis asjad on väga head ja mis asjad ma nii teha ei tahaks. Et siis oli väga hea näide vähemalt. Markit tegutseb mitmes riigis te täna tegutsete? 23. Ta on siis peaaegu kõik Euroopa liigid välja arvatud Kreeka, Rumeenia, Bulgaaria, aga nendega me tegeleme. Et mitu lennutundi aastas tuleb? Lennutunde tuleb päris palju, jah. Vaatasin Tripiti järgi, ma vist sellel aastal olen 60 päeva olnud lennus, aga väga hull ka ei ole. See on siis umbes iga 6? 10 nädalat põhimõtteliselt, aga aasta pole veel läbi.
no vot, nii et vaatame, kas veel on mõni inimene aga ma kommenteeriks korraks seda 100-tunnist töönädalat, et mitte nagu väga halvasti öelda, aga ettevõtlus on ikka maraton, mitte 100 meetri jooks. Ja nendest inimestest on väga vähe abi, kes on 100 tundi nädalas tööl ja seda mitu nädalat järjest, siis nad ei ole kuigi kreatiivsed pärast seda enam. Et tuleb ikkagi balanssi hoida. Indrek, kuidas teil? Oli mikroskoop kodus kaasas? Ei, mikroskoopi kodus ei olnud, aga eks tööd ettevõtte käivitamise jooksul kindlasti on nagu rohkem, kui seda nüüd hetkel, kui asjad enam-vähem nagu jooksevad ja kus on kasvufaas, aga ma samuti olen nagu seda meelt, et aeg-ajalt tuleb puhata, et aju, olles veel bioloog ja teades, kuidas aju enam-vähemgi töötab, et seda lihtsalt on puhtfüsioloogiliselt nagu tarvis, et tiim nagu vahepeal nagu puhkab. Aga nüüd tõesti minu puhul, kes me tegutseme ka ikka väga paljudes riikides, et me oleme lisaks Euroopale, kõik maailmajaod on meil kaetud ja kui nüüd tõesti peaks nagu kogu aeg reisima, siis ütleks nagu see, et see võib-olla on kõige suurem nagu selline ajaröövel, aga õnneks me saame enamus asju nagu tänapäeval Skype'ist nagu ära aetud, mistõttu nagu iga maailmanurk on tegelikult siin samas. Et meil on tõesti, me teeme inimestele, paneme diagnoose, kes tulevad Argentiinast, kes tulevad Tokyost, Jaapanist, kes tulevad Islandilt, kes tulevad Soomest. Meil piire ei ole. Aga nüüd ma küsin niisuguse küsimuse, ma vaatan, kas kõik riskikapitalistid kõik läksid ära. Et, nüüd võib neid taga rääkima hakata. Nüüd võib neid taga rääkima hakata, et mis sa arvad, et kas selle investori pardale võtmine, et eriti veel hästi varajases faasis, et kas see on nagu mõistlik tegu? Kas see on nagu vajalik või vahest ikka räägitakse, et need on niisugused õelad ja liigkasuvõtjad ja nad võib-olla isegi hävitavad rohkem äri, kui arendavad seda? Kui minu vaatevinklist vaadata, siis me oleme siiamaani saanud ilma. Ja me oleme saanud ilma, millel on kindlasti omad nagu varjuküljed, et sa võib-olla ei arene nii äkiliselt, kui sa pead, aga õnneks me oleme nagu selles valdkonnas, kus midagi äkiliselt nagu ei toimugi, et enamasti nende äridega, mis mul on, me oleme ajast ees 2, 3, 4 aastat ja meil ongi nagu rahulikult aega mõelda, atra uuesti seada ja siis tuleb, näed, et tuli tuleb, ehk siis turg tuleb nagu järgi, et seetõttu me oleme saanud suhteliselt orgaaniliselt arendada. Kuidas Margitil on, et kuidas teil investoritega on? Me väga varajases staadiumis küll ka e-kapitali ei kaasanud, aga see kindlasti sõltub väga palju ärimudelist ja sellest tootest, mida nagu arendatakse või keskkonnast, mida arendatakse, et kas seal on tarvis kõigepealt väga suurt kapitalimahutust, enne kui saab midagi müüma hakata või on võimalik varem müüma hakata juba. Aga kust ühtset reeglit, nagu ma ei usu, et teie saab oma öelda. algkapitali saite? Klientide käest ja siis osanikud ise võimutselt. Et Jevgeni, sina oled ka seal Skype'i chatis, seal Startup Leader Clubis, on ju? Ma mäletan, seal oli juttu natuke sellisest asjast nagu roheline või orgaaniline raha. Ma mäletan, kas sa mäletad seda vestlust? Mul päris meeles ei ole, aga mis on orgaaniline raha, ma tean küll. Et ma just mõtlen, et kui palju teie nagu kasutasite investorit ja palju te kliendi käest kohe raha saite? Me saime absoluutne enamus raha ikkagi klientidest, et tegelikult me saime natukene investmenti või meedia poolt ja hiljem ka inglite poolt, aga et ilmselt kui me oleks natukene targem finantsjuhtimises ja võtaks nagu Ameerikas on tava võtta kõikides pankades kõik võimalikult palju krediitkaarte, siis saaks hakkama. See on nagu tüüpiline Ameerikas, et tüüpiline fundraising on see, et sa lähed mingi 20 panka ja võtad iga ühes krediitkaardi. Võib halba nimekirja sattuda. Aga see ongi, et ei ole suur võidu ilma suure riskita. Nii. Aga nüüd on teil investor? Nüüd meil ei ole, meil on nagu investor, ta ostis välja webmeedia seda osakut ja kõige nälgam on see, et enne seda ma oleks niisugune suur poolde seda, et peaks nagu orgaaniliselt kasvada. Nüüd ma ei ole kindel, sest sellest investorist on tegelikult väga palju kasu, üllatavalt. Et nüüd ma arvan, et see väga sõltub investorist, see väga sõltub ettevõttest, sest reaalselt investor teeb meie jaoks tööd, me saame anda mingi taskid ja nad teevad ära, täiesti üllatavad.
kuidas teil on seal, et Ivarile saab mõne task'i anda või? Teeb ära? Ikka saab ja teeb ka. Aga kuidas teie olete praegu tõstnud 2 ringi raha umbes? 1 ring? Defendec? Jah. Ei, Defendec on tõstnud 1 ringi raha. 1 ringi raha. Ja ennem seda sõitsite oma säästude peal? Jah, et noh, kui sa ikkagi palka saad, siis oma palgast saab ettevõttesse panna ja selleks peab ainult küllalt palju palka saama, aga noh, jah. Et noh, tegelikult Defendec, see meie toode on ikkagi mitte suhteliselt, vaid vägagi tehnoloogia intensiivne ja selle nii embedded riistvara kui tarkvara arendus on vägagi töömahukas ja on selge, et selleks, et nüüd luua kliendile müüdav toode, loomulikult prototüüpide ja sellise proof of conceptini ja ka sellise eeltooteni me jõudsime ka ilma investorite rahata. Kui nüüd selleks, et tõesti toode arendada tooteks välja, oli vaja seda lisaraha, sest seda omavahenditest oleks väga keeruline olnud katta. Aga teil olid ka vist kliendid päris olulised rahastajad? Ütleme jah, teatud faasini võib öelda küll, et me finantseerisime oma arendust ka klientide rahast, jah. Et Mattias, sul oli vist Ivariga käed sõlmitud juba ennem, kui sa ajujahist auhinna said, et oli nii või? Jah. Et kuidas oli nii vara raha peale võtta, et tagantjärgi vaadates? Meie puhul täpselt samamoodi, eks see on nagu väga ettevõttes sõltuv ja ma usun, et see oli igati õigustatud täna tagasi vaadates. Et kuigi ma täna mõtleksin võib-olla väga palju ka niisugustele alternatiivsetele asjadele või võimalustele, et hästi palju, väga vähe räägitakse tegelikult näiteks investoritena tootjate kaasamist, kes täna tegelikult on ikkagi hästi palju valmis tulema kaasa, kui sa leiad oma tootele nagu konkreetse tootja ja ütled, et davai, et hakkame tootma, siis sellised ettevõtted on täna valmis panema raha ja selliseid asju tasuks nagu pigem nagu mõelda, et võib-olla ma ka täna oleksin rohkem sinna poole vaadanud. Kui ma nüüd õieti mäletan, siis umbes 10 aastat tagasi sa veel töötasid Keskkonnaministeeriumis, võib-olla oli isegi natuke rohkem või? Natuke rohkem, jah. Nii et sa oled nagu ametnikuna ka olnud ja nüüd oled siis juba pikemat aega ettevõtjana, et no ütle, et mille poolest siis see ettevõtjaks olemine on teistmoodi kui ametnikuks või siis niisuguseks palgatöötajaks olemine? Et ma pean tunnistama, et ega minu töö seal ei olnud ka väga niisugune ametniku töö, et ma tulin ikkagi siis, kui ma tahtsin ja läksin siis, kui ma tahtsin. Et ma ei oska selles osas nagu väga kaasa rääkida. Ja täna ma tegelikult ei kujutaks ette, et ma peaksin töötama väga kellegi heaks või et töötama niimoodi nagu väljast poolt koordineerituna. Et see on ilmselt väga inimesest sõltuv, aga jah, mulle täna tundub, et ma ei suudaks enam. Mis sa, Jürgo, arvad, et kuidas seal teine korpus 305, jah. 305, et kuidas praegu nagu tundub, et kas oleks võinud selle rodeo sõitmise nagu ära jätta? No ütleme nii, et ega tegelikult see Eestis siis teadlase elu ei ole kuidagi palju stabiilsem kui sellise ettevõtja elu. Et selleks, et ikkagi oma mingite tulemusteni jõuda, tuleb samuti väga intensiivselt tööd teha ja samuti on ka see rahastuse leidmine keeruline. Teadlasele ei too keegi seda raha niisama kandikul kätte. Sa pead taotlusi kirjutama, projektide mingites planeerimises osalema ja nii edasi, et natuke on see, võib öelda, isegi võrreldav ettevõtja eluga. Aga nüüd ei saa öelda, et mina tulin ettevõtluse juurde, olles ainult siis ülikooli elu elanud, et ma just siin praegu siin kõrval seda juttu kuulates tuli mul meelde, et tegelikult meil oli kohe peale keskkooli lõppu, me tegime niisuguse väikse firma, mille nimi oli Eliminaator, kus me osutasime siis ka teatud, ütleme siis IT-ga seotud teenuseid, aga siis
mitte päris selliseid. Aga noh, tähendab, oli suhteliselt keeruline ja kuna mul tuli pakkumine minna tööle Silicon Valley'sse, siis seda ma ka tegin ja see oli suhteliselt selline huvitav ja noh, kindlasti väga palju kogemusi andev periood, et siis sinna paika see ettevõtmine jäigi. Jevgeni, mis sa arvad, et tahaksid sa, ma kujutan ette, et Veebmeedia kindlasti hea meelega teeks sulle mõne pakkumise, et neil tööjõudu on vähe, et kuidas sa tunned, et Neil ei ole enam nii palju raha. Aga nagu noh... Kas neil sai raha otsa või? Ei, minu olen nii kallis, jah. Ei, et ma ütleks nii, et alguses ettevõtme on kindlasti niisugune väga suur ettevõtme, see on väga raske, see on väga emotsionaalselt raske, et see väga paljud lähevad, maniakaalne depressiivse staadiumisse. Aga üks suur pluss on see, et tavaliselt isegi kui sa nagu failid, siis sa tegelikult sa ei kao, siis nagu iga nagu selles see CV-s, see tegelikult see ettevõtmine näeb alati nii ilusalt välja. Et no isegi kui sa oled failinud, isegi kui sa oled lihtsalt proovinud, siis tegelikult sa ehitasid lihtsalt endale mingi ilusa rea CV-sse. Ja kui sa oled noor, siis nagu ega sa palju enam, siis mina olen juba mingil hetkel endast nagu selles mõttes väga rahuldanud, et okei, isegi kui ettevõtte ei õnnestu, siis vähemalt minu CV on nüüd väga ilus. Tahtsin niisuguse küsimuse veel su käest küsida, et ma ei tea, paljud siin saalis on näinud filmi Sotsiaalvõrgustik, et ütle, et kas selline IT-ettevõttes see elu just nendel algusaastatel sarnaneb nagu sellele, kuidas siis Facebooki poisid seal üürisid maja ja siis käis üks pidu ja siis jälle programmeeriti ja see täpselt sõltub, kes on founderid. Aha. Et kui on founderid siuksed ülikooli joodikud, siis saabki firma, kus ülikooli joodikud saavad kokku ja ehitada mingi sotsiaalvõrgustiku. Kui alguses on teadlased, siis saabki teadlaste firma. Ja see alati see täpselt kõik nagu founderite järgi, et saab ennustada, mis see firma välja näeb. Et Google näiteks on inseneerida, niisugune väga kõva inseneering, et muudame maailma ja nii edasi ja Facebook on niisugune, et äkki midagi saaks teha. Ja muidu väga kõva, kõik muudrid töötavad, aga need on kõik erinevad, et kõik inimesed on erinevad ja kõik ettevõtted nagu väga palju kannavad seda kultuuri. Ma küsiks niimoodi, et Marketil on kindlasti mõni suur rahvusvaheline jaotusettevõte, kes on teie konkurent? Ei, otseselt ei ole tegelikult. Et ma mõtlesin, sellist ettevõtet, keda ma nimetaks ma küsiks su käest niimoodi, et kas sa oleksid nõus töötama seal ettevõttes edasi, kui mingi suur, ala mingi Microsoft või mingi HP näiteks ostaks teid ära? Me ei müü praegu. Ahju. Aga Indrek, mis sina arvad, et ma tean, et Asper ei ole sinu ainus ettevõtmine, et mis sa arvad, ma just siin sihin vaikselt lõpu poole, et kell on juba 6 läbi ja et kas see ettevõtlus on natuke nagu sõltuvust tekitav? Täpselt, ma just selle peale mõtlesin ennem seda siia tulles, et või see sama küsimus sulle, et kas ma olen valmis kuskile nagu tööle minema uuesti, kus on laua peal on taasklist ees järgmiseks kuuks ajaks ja tuleb lihtsalt anda agu. Et ega vist ei ole küll, et mõnes mõttes see põhjus, miks mul on nagu tulnud need erinevad ettevõtmisi siin välja viimaste aasta jooksul, ongi see, et ma küll iga õhtu magama minnes üritan pea tühjaks lüüa ideedest, mis on kõik tekkinud, aga mõni lipsab läbi ja siis tuleb jälle uus ettevõtmine ja uus tiim, uued turud. Nii, aga ma teeks nüüd suure aplausi ja ennem kui ma lubaksin teil siit püsti tõusta, ma küsiksin hoopis publiku käest, et äkki ma ei osanud midagi küsida, äkki te tahate midagi küsida nende käest, kuigi minu tugev soovitus on selle asemel, et siin küsida mõni niisugune ilus üldine küsimus, minge võtke neil nööbist kinni ja öelge, et vot mul on, või kui teil on mingi hea idee, minge küsige, ma arvan, nende inimeste käest te saate väga väärtuslikku tagasisidet, mis on palju rohkem väärt võib-olla kui näiteks mõne teoreetilise majandusõpiku läbilugemine. Nii, aga kas on mõni küsimus, mida ma ei küsinud? Vaikus. Selge, siis ma võin endaga rahule jääda.
aga ennem, kui ma lasen Henri lavale, ma teen veel suure aplausi ja tänan veel kord paneliste.